HP väidab, et EliteBook 1040 G5 on suurepärane seade modernse ajastu inimesele, kelle töö füüsiline asukoht on muutuva loomuga. Täna vaatame otsa õhukesele seadmele, mis on tõeline tööloom. HP palus meil otsa vaadata kahele seadmele, EliteBook 840 ja 1040. Tänane episood on pühendatud 1040-le. 840 episoodi saad vaadata siit. Kiire pilk tagasi HP ajaloole. Firma sai alguse kuulsas Silicon Valley's juba aastal 1939. Alustati elektroonika testseadmete valmistamisega, hiljem ka erinevate arvutite ja tarkvaraliste lahendustega. Konkreetne seade kuulub EliteBooki klassi, mis sai alguse aastal 2008, eesmärgiga luua turvalised ja töökindlad masinad väikestele, keskmistele ja suurtele ettevõtetele. Äriklassi ja niinimetatud tavakasutajate arvutite vahe on suur, mis mõneti kajastub ka hinnavahes. Näiteks HP Elite-seeria on läbinud MIL STD testi, mis katsetab masinate ellujäämist erinevates ilmastikuoludes, ekstreemsest külmast kuni hullumeelse palavuseni, millele lisaks testib HP kompuutreid ise circa 115 000 tundi. Kokku ei hoita ka komponentide ega materjalide osas. Kogu see eelnev annab seadmele pikema eluea, garantii ja toetusperioodi. Vaatame nüüd konkreetsele läpakale otsa. HP EliteBook on harjatud alumiiniumist 1,35 kilogrammi kaaluv 32x21 cm rüperaal, millel paksust vaid 1,69 cm. Kihvt hingede süsteem laseb seadet kasutada tahvelkompuutrina. Jõudu annab seadmele Inteli 8. põlvkonna 4-tuumaline i8250U ja 8 GB DDR4 RAM-i. Niinimetatud kõvakettana kasutatakse M.2 tehnoloogial põhinevat SSD-d. 56,2 vatt-tunnist akut laetakse läbi Type-C pordi, täpselt nagu pea kõiki telefone tänapäeval. Ühe laadimisega lubatakse töiseid tegevusi kuni 17 tundi. Täpse aku eluea paneb muidugi paika seadme täpne konfiguratsioon ning kasutaja harjumused. Isiklikust kogemusest võin öelda, et tööpäeva saab kenasti laadijad kaasa võtmata hakkama. Masinale käskluste andmiseks on taustvalgustusega niinimetatud spill-resistant klaviatuur. Meie keeles tähendab see murevabadust, kui peaks mõne tilga peale ajama. Kirjutamine sellel seadmel on vaikne, täpne ja mõnus. Lisaks klassikalistele nuppudele on ülemine rida pühendatud otseteedele. Ekraani heledusest, helitugevusest kuni Wi-Fi väljalülitamiseni. Mis siin salata? Mulle meeldib see klaviatuur väga. Samuti annan näpu üles trackpadile, mis võiks olla veidi suurem, aga midagi siiani tegemata tänu sellele pole jäänud ja mujalt tuttavad viibutused aitavad operatsioonisüsteemis navigeerimisele meeletult kaasa. Pilku ülespoole keerates hakkab silma omas klassis kõige eredam, tervelt 700 nitti, puutetundlik Full HD ekraan, mida veab edasi Inteli UHD 620 graafikakaart. Teistel sama klassi masinatel on see suurusjärgus 300–400 nitti. Lisaks on ekraan matt, kaetud Gorilla Glass 5-ga ning omab 100% sRGB ulatust. Kõige ägedam asi aga on see nupp. Klõps ja oled automaatselt sisse lülitanud privaatsuse sätte, mis ei lase kõrvalistel silmapaaridel su järgneva suure projekti üksikasju luurata. Tehnoloogia, kuidas valgust läbi lastakse peale sätte sisselülitamist, on keerukas, aga kasutaja jaoks mugav ning kõige olulisem, arvuti püsib õhuke ja kerge. Turvalisus aga ei lõppe siin. Klaviatuuri paremas nurgas on sõrmel ja luger, mis teeb sisselogimise eriti mugavaks. Päris vinge, eks? Järgmine asi on minu arust veel vingem. Windows Hello näotuvastus. Ekraani ülemises ääres on nutikad sensorid, mis tunnevad su ära hetkega, et sisselogimine oleks veel lihtsam, kiirem ja turvalisem. Peale mõnepäevast kasutamist sain aru, kui vanamoeline on pikkade paroolide trükkimine iga kord, kui masin magama jääb. Ma tean, mida mõtled. Arvutisse murtakse sisse ka ilma füüsilise kohalolekuta ning tegemist on igapäevase probleemiga. Me lihtsalt elame väga ühendatud maailmas ning kolmandate osapoolte huvi just sinu informatsiooni suhtes on kasvav trend. Ka sellele on HP mõelnud. SureStart on BIOSi küljes olev eraldi kiip, mis kontrollib ja valideerib BIOSi koodi puhtust. Kogu protsess toimub automaagiliselt ja kogu aeg. Vahet pole, mis intervalli tagant oma töölooma taas käivitad. See on päris oluline, sest esimesed miljon rida koodi hakkavad toimetama enne operatsioonisüsteemi sümboolika nägemist. Järgmisena tuleb ületada suurim samm.
ebaturvalised veebilehed ja failid. HP SureClick on tehnoloogia, mis eraldab brauseri aknad teineteisest ja operatsioonisüsteemist, nii et taustal luusiv pahavara kapseldatakse ja brauseri akna sulgemisel kaob ka pahavara. Nii käitutakse ka PDF-i, Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi failidega. Viimane loetelu muidugi toimib vaid siis, kui faile vaadatakse, mitte ei redigeerita. HP nimetamine korralikuks töömasinaks eeldab aga kiiret Wi-Fit, mis on kenasti esindatud, ja LTE valmidust, mis on küll lisavalik, aga võimalus on. Ei tasu ka ära unustada, et konverentsikõnesid tuleb kõikjalt teha, mille jaoks on Full HD kvaliteediga veebikaamera olemas. Juhul kui keset konverentsi on vaja tavakõnele vastata, siis saab klaverilt otse mikrofoni välja lülitada, et partnerite kõrvu natukenegi säästa draamadest. Äriklass eeldab ka võimekust ühilduda erinevate füüsiliste seadmetega. Vasakul pool on tüüp A pistikuga USB 3.1, mille kõrval klapipistik, valgustatud nupp masina sisse ja välja lülitamiseks ning LTE toega HP-del SIM-kaardi pesa. Teisel pool hakkab rivi pihta helitugevuse nuppudega, mille kõrval 2 tüüp C pistikuga Thunderbolti, kust käib ka rüperaali laadimine. Edasi liikudes on olemas HDMI 1.4 port ja veel üks tüüp A pistikuga USB 3.1. Sisendite ja väljundite valik on piisav, et ühendada läpakas ükskõik millise projektori, kõvaketta või välise graafikaprotsessoriga. Super! Peale testimist, kogu materjali läbi töötamist ja 1040-sse süvenemist olen kindel, et tänu masina jõudlusele, korralikele turvasüsteemidele, nagu privaatsusekraan, BIOS-i tasandil olev SureStart, veebilehti kapseldav SureClick ja seda kõike kuni 17 tundi toitev aku, võin öelda, et tegemist on tõelise äriklassi läpakaga, mille pärast muretsema ei pea, kui vaja tööd teha ka väljaspool turvalist kontoripinda. Puutetundlik ekraan annab võimaluse teha klientidele mugavalt demosid ja suurepärane klaviatuur aitab tunde keerukaid tekste koostada. Maailmaga ühenduses olemiseks aitab nii suur kogus porte kui ka võimekas Wi-Fi ning lisana tellitav LTE. See kõik on tore, aga kas äriklassi masin tähendab vaid kõlblikkust äriasjandusteks? Õnneks mitte. Alates eredast ekraanist, masina volditavusest kuni Bang & Olufseni kõlariteni on peale pikka tööpäeva 1040 väga mõnus meedia nautlemise seade. Rüperaali ost on suur otsus ning mõistlik on spetsialistidega enne seda konsulteerida. Näiteks HP puhul on mõistlik jalutada sisse laptopid.ee esindusse Tallinnas Tartu maantee 83. Väga suur valik sülearvuteid on kohapeal olemas, kus nõu ja jõuga aitavad oma ala spetsialistid. Kui kohale pole võimalik minna, siis helista, kirjuta või luura e-kauplust. Kontaktid on all kirjelduses. Vajuta kindlasti ka subscribe nuppu. Kui meeldis, pöiale üles, kui ei, alla. Kui sul on mõtteid, ideid, mida soovid meie ja kõikide teistega jagada, jäta kommentaar alla. Aitäh!